on võimalik ärevust ka ilma magneesiumite tõenäoliselt ära saada, aga see ikkagi tähendab täielikku shutdowni kogu sellest tänapäeva meleust, on ju, kui sa lähed kuskile palmi alla ja nii edasi. Kardinaalset muutust. Täiesti kardinaalset muutust, et ma kindlasti mediteerimine ja nii edasi. Ja mis trikki mina kunagi kasutasin, kui mul ei olnud nagu masinat. Ja kuidas närvisüsteem töötab, hästi huvitav on see, et sa teed endale vanni või mingi kausi, lased jääkülma vett täis. Ja kui sul on ärevus sees, pane pea sisse 25 sekundiks ja siis vaata. Ja YouTube'is on jumala hea video, nad panid südame selle monitori peale. Inimesel oli ärevuse häire, isegi paanika hoog ja pistis pea külma vee alla ja siis vaatas, kuidas pulss oli 170, tõmbas 60 peale. Ja ma olen ise ka testinud, pulsikell võib-olla ei ole kõige parem selle jaoks, et ta näitab küll, aga mõttes ka auraring asjad näitavad paremini. Ja hästi lihtne test, mine külma vanni või mine külma duši alla ja siis vaata, kuidas nagu sekunditega pulss langeb. Et see on selline nagu kõige lihtsam, aga ma ütlen ka, et mida mina nägin oma töös terapeudina, kui ikkagi inimesed õppisid mediteerimise ära ja iga päev seda tegid, see oli sundmõtetele üks kõige paremaid asju ja töötas väga hästi ka ärevusele. Et jah, see ei olnud see, mis võttis 100% täielikult ära, on ju, aga see probleem on see, et sa pead seda tegema ja nii kui sa jätad 3-4 päeva vahele, siis on sul sundmõtted tagasi, sundmõtted tekivad, ketrad oma neid hirmud tekivad kõige rohkem stressi, stress võib sul jälle magneesiumit, surnud ring nii-öelda. Et väga soovitan, kui on ikkagi aega kas või 5-10 minutit väikene paus teha ja mediteerida nii edasi, nii et aga me alati jõuame sinna tagasi jälle alustalani, söömine, trenn, toidu kvaliteet nii edasi.